Nüüd kutsume teid Kristiine linnaossa, kus möödunud nädalal oli põhjust käia uudistamas uusi taaskasutusprügikonteinereid. Prügimajandus ja taaskasutus on iga linnaosa teema, kuid meie läheme ja käime vaatame siiski Kristiinesse. Eesti taaskasutusorganisatsioonil on eksklusiivõigus esindada ja kasutada Eestis rohelise punkti märki. Koos oma koostööpartneritega on nad teistele eeskujuks keskkonnasõbralike hoiakute ja väärtuste kujundamisel. Uued pakendite kogumiskohad ongi sellised tündrikud, kuhu inimesed saavad tasuta pakendi ära anda, eks seegi aitab suunata keskkonnasõbralikumale teele. Pakendiettevõtjad, kes on selle märgi oma kaubapakendile pannud, see pakend jõuab taaskasutusse siis rohelise punkti süsteemi finantseerimise kaudu. Et see on selline üle-euroopaline ühtne süsteem, kuhu kuuluvad siis paljud edukad ja tarbijasõbralikud ettevõtted. Tegelikult on see väga mugav võimalus inimeste jaoks, tarbijate jaoks, et nad saavad pakenditest tasuta lahti. Pakendiettevõtja, näiteks nagu tootja, maaletooja, pakendaja, kes siis toob pakendatud kauba Eesti turule, tema maksab selle eest, et see pakend jõuaks ilusti taaskasutusse. Pakendite kogumiskohtades on 3 konteinerit. Kollane on segapakendi, roheline klaaspakendi ja sinine paberist papist pakendite konteiner. Selliseid kolmikuid saab Tallinn 50 tükki. Esimesed pandi Kristiine linnaossa Seebi tänavale. Kristiine linnaosa on selline hea linnaosa, kus on suhteliselt kompaktne, mille peal saab just proovida neid asju, mis edasi kogu linnas käiku lähevad. Ja tegelikult see süsteem on väga hea, seepärast, et kujutageme ette, et iga kord, kui me ostame näiteks veinipudeli, siis selle maale toomisel on makstud suurusjärgus 2 eurosenti juba ära selle prügi eest, mis on see pudel ise. Ja nüüd on igal elanikul võimalus, kas ta maksab topelt, ehk siis paneb selle pudeli omal prügikasti ja maksab selle prügi eest prügi väljaviimise eest või siis paneb uude konteinerisse ja seega hoides kokku oma prügiarve pealt. Nii et see on see põhiidee ja ma usun, et selle juurutamisel võidavad kõik linlased. Ja mis on väga tähtis on see, et kui eelmise nende mesimummu konteinerite lepingu juures ei olnud kohustus koristada nende ümbrust, ehk siis see praht, mis ei mahtunud sinna konteinerisse või mis ei pandud sinna konteinerisse mingil põhjusel, selle koristamise kohustus lasus linnaosal ja tegelikult me nägime sellega päris palju vaeva, siis praegune süsteem on loodud niimoodi, et lepingus on juba sees kohustus koristada ka ala, mis jääb nende konteinerite juurde, ehk siis prügi, mis eelnevatel aastatel vedeles seal ümbruses, selle prügi koristab ära juba see, kes selle konteineri pani. Mõned Seebi tänava kandi elanikud, kes vaatamata sügisvihmale olid tulnud uusi konteinereid kaema ja laste laulu kuulama, olid üsna tõrksad uuenduste vastu. Küll tundus neile, et mujal maailmas istutatakse majade ümber lilli, mitte prügikonteinereid. Ja parkimisruumigi on vähe võitu. Aga jagatud helkurid ja infomaterjal prügi sorteerimisest võeti tänuga vastu. Muidugi, mis on kõige tähtsam? Minu meelest on see, et need konteinerid on hästi suured, avad on hästi suured, hästi mahulisi asju saab sinna panna. Sageli me näeme nii, et on küll innus konteiner, aga kui ava on väike, mida sa sinna paned? Võib-olla alati selle koha leidmine ei ole nii lihtne, et tänagi siin läks natuke aruteluks, et ühed ütlesid, et ta on nüüd meil niisuguse käiguraja peal, kui me kaupluses käime, teised ütlesid, aga minu maja liiga lähedal, et eks siin tuleb natukene mõelda, et kus need kohad on, aga tähtis on see, et 50 tükki üle linna tuleb, niisugust 50 komplekti ja see lähemal ajal paigutatakse ära. Nii Kristiine kui ka teiste linnaosade elanikud peavad veel vaeva nägema, et prügi sorteerimine muutuks igapäevaselt loomulikuks tegevuseks. Ja kraanikausi all peaks vähemalt 3 prügikasti olema. Mitu erinevat prügikonteinerit teil köögis on? Minul on praegu 2. Et kahjuks on see nii, tegelikult peaks olema 3. Nii et nüüd tuleb ikka 3. juurde panna, mitte midagi ei ole teha.